Auväärt esimees, kolleegid. Ma möllan emotsionaalselt täielikult. Tähendab, et kahjuks ma pean ütlema härra Ligile, et sõna-sõnalt, koma-komalt, punkt-punktilt tulevaid arupärimisi, selliseid sammuseid tuleb veel robinal. Esimene küsimus. Kui suur ja kuidas kujuneb 1. jaanuarist 2016 aasta õpetajate palk? Vastust ei saanud. Mis metoodikale toetudes kujuneb alampalga määr? Vastust ei saanud. Lubatud 4% ja küll siin on numbritega segadus, kuna aeg on edasi läinud, vastust ei saanud. Toetudes Riigikontrolli auditile, see Riigikontrolli audit esitati kultuuri- ja hariduskomisjonis, kus teiega olite kohal, tähendab, vastust ei saanud, ajasite mulle mingit juttu, mitte mulle, vaid meile kolleegidele mingit juttu, et ma ei tea, kus kohast te informatsiooni võtate, igati pidi tore. 5. küsimus, mitu kehtivat raamatupidamisseadus Eestis on? Jälle ma vastust ei saanud, te oleks võinud öelda, et 1 on ja ma oleks sellega täitsa rahul olnud, sellepärast, et siis kõikidel peaks kehtima üks sama asi ja ühtede samade rikkumiste eest on ühed samad karistused ja ühtede samade edukate tegevuste eest on ühesugused preemiad. Ma oleksin äärmiselt rahul olnud. Nii, nüüd läheme siis kohalike omavalitsuste juurde. Järjekordselt Tallinna linn on võtnud endale südame asjaks täita jälle sotside reformarite valimislubadust. Tallinna linn on võtnud endale ülesandeks järgmine aasta õpetajate palka tõsta 12,5% ulatuses. Tallinna linn jälle teeb riigitööd ja riik ütleb, mida põrgupäralt Tallinn topib oma nina riigi asjadesse. Ikka topib küll, kui ta nii palju riigitööd ära teeb. Ta võib ju seda toppida. On vist nii? On. Kes maksab, tellib muusika. On vist nii? On nii. Mina küsisin, mis on nende koolide tulevik, kus rikuti räigelt auditi tulemusena neid finantsdistsipliini reegleid. Ja küsisin, kas äkki ei ole need koolid õiges erakonnas. Härra Ligi vastas mulle, jah, nad ei ole Keskerakonnas. Vaat see oli südamest tulev õige vastus. Järelikult nad olid õigetes erakondades. Aitäh teile! Aitäh!